Aitäh! Väga lugupeetud volikogu esimehe kandidaat. Tegelikult on kaks küsimust. Sisulisi küsimusi on küll mõnevõrra raske esitada, sellepärast et koalitsioonileping on nii suur saladus, et selle põhjal ju saaks teada, mis on plaanis, mis mitte. No paraku see minule vähemalt tänasel päeval teada ei ole. Volikogu istung samas toimub ja me peame valikuid tegema. Aga minu küsimus on see, et kas me võime öelda siis tänasega, et Hüvaste Läänemere kunstisadam. Et isegi kui ta on sinna koalitsioonileppesse sisse jõudnud, siis et see on pigem võib-olla pelgalt formaalsus, et tõdeda hiljem, et tahtsime küll, aga läks nagu alati. Aitäh! Aitäh! Tõepoolest koalitsioonileppe me allkirjastasime pool tundi tagasi linnakodanike majas ja kindlasti saab see täna kõigile avalikuks. Ma küll ei ütleks kunstisadamale Hüvast. Ma ütleks jätkuvalt tere tulemast Pärnu ruumi ja siia vaimsuse piirkonda. Et kindlasti tänane koalitsioon jätkab koostöös kindlasti eestvedajatega, et Mark Soosaar on olnud korrupee ja on jätkuvalt ja ma usun küll, et tänasele koalitsioonile ja opositsioonile selles küsimuses võib loota. Ja minu teine küsimus ka, et ma arvan, et ka Pärnu linnavolikogus on päris pikalt aega olnud heaks traditsiooniks see, et eeldusel kui, see on jällegi eeldusel, kuna me ei tea, kui palju volikogu aseesimeeste kohta on kavandatud, aga eeldusel, kui on 2 kohta, et siis 1 volikogu aseesimehe koht kuulub koalitsioonile ja teine aseesimehe koht kuulub opositsioonile. Ehk tegelikult väga hea näide on Riigikogu, kus aseesimeeste valimistel on iga Riigikogu liikmel 1 hääl, mis tegelikult juba süsteemina tagabki selle, et 1 aseesimehe koht on koalitsiooni oma ja teine on opositsiooni oma. Pärnu linna võimearus on loomulikult väga kummaline selle koha pealt, mis sisuliselt võimaldab tegelikult koalitsioonil määrata ise ja otsustada ise mõlemad aseesimehed. Ehk ma küsin sinu käest, et kas tänane koalitsioon aksepteerib seda, et kas sisuliselt aseesimehe, teise aseesimehe määrab opositsioon või te kavatsete teha Tallinnat ja tuua Tallinna poliitkultuuri, mida on väga taunitud, ka Pärnu linnavolikogu. Aitäh! Koalitsioon kindlasti täidab oma otsustes linna põhimäärust. Ja ka minu jaoks on see üllatav, et tegelikult saab siis koalitsioon sisuliselt otsustada opositsiooni aseesimehe kandidaadi üle, aga see on iga volikogu liikme südameotsus, kuidas siis antud küsimuses käitutakse, et põhimäärus selle alus on. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ja, olles olnud üks linnapea debattide osaline, mäletan ma väga hästi kõiki neid kõrgelennulisi lubadusi, mida käidi välja muuhulgas ka sinu poolt seoses Pärnu lennuväljaga, seoses raudteeühendustega, maanteeühendustega, sillaga. Me ei ole koalitsiooni lepingut näinud. Kui palju neist asjadest on jõudnud koalitsiooni lepingusse? Ma julgen öelda, et kõik need üles loetletud punktid on jõudnud ka koalitsiooni lepingusse. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Ma näen, et ei ole. Aitäh! Aitäh! Palun! Tere, olen Eldur Paulson. Õnneks ma ei ole siin esimest korda siin puldis, ma olen siin paar korda veel selles puldis esinenud, nii et närv ei ole väga püsti. Enda tutvustuseks nii palju, et olen lõpetanud Tallinna Polütehnilise instituudi. Naine on nimelt lõpetanud pedagoogilise, sellepärast ilmselt eksin. Ja erialaks on automaatjuhtimine ja kaugjuhtimine. See on siis seadmete nii lähedalt kui ka kaugelt juhtimine, aga eks inimesed, eriti kui nad on koos, siis nad on ka meenutavad teatud seadet. Selle paremaks näiteks on see, et kõik minu eriala lõpetajad, või tähendab lõpetajatest, TPI rektorid on kõik pärit sellelt erialalt. Ma muidugi ei ole viimaste aastatega päris kursis,
aga mõned aastad tagasi on kõik lõpetajad selle lõpetanud. Olen olnud, poliitiline kogemus on selline, et olen olnud Paikuse vallavolikogu liige ja ka koha samas revisjonikomisjoni liige. Nii palju kõik. Kas on küsimusi? Austatud esimehe kandidaat, mul selline küsimus, et tundes te tegevad aastaid väga palju, siis viimased aastad on kuidagi ähmaseks jäänud, et tahaksin küsida, et kui te saate valituks esimeheks, millised oleks 3 teie sellist prioriteetset eelnõu, mida te näeksite, mida peaks volikogu vastu võtma? Aitäh. No esimeseks saamine on suhteliselt lootusetu, kui nüüd Jung võib-olla minu poolt hääletab, siis võib-olla on lootus, aga kõige olulisemaks peaks hakkama olema Pärnumaa populariseerimine. Mina hakkaks välja töötama üks esimesi asju, töötama välja siis sellist kuvandit või asja, et toodetud Pärnumaal, kaup, mis on toodetud Pärnumaal ja et hakkaks populariseerima seda asja. Aga muidugi, kui sellisest ehitusasjadest, siis kõige tähtsam muidugi on sild. 3. sild ja mina, kes te teate, mina populariseerin mitte 3. silda, vaid 4. ja 5. ka. Et sellised asjad. Lugupeetud volikogu esimehe kandidaat, mul on küsimus, et valimiseelsetes debattides selgitasite palju ühiskonnas toimuvaid protsesse kaarditrikkidega. Kui osutate valituks, kas kavatsete ka edaspidi volikogu töös kaarditrikke teha? No kui ma olen opositsioonist volikogu esimeseks saanud, siis kindlasti peab ka trikke tegema, muidu ei ole võimalik seda volikogu juhtida. Aitäh. Seda ma ütlesin ka nendes debattides, et Pärnu linn peaks käituma Pärnumaal nagu üks hea isa, kes ei osta endale õlut, vaid eelistab selle asemel osta lastele apelsine. Aitäh. Olen käinud seoses tööga mitmes vanadekodus ja on jäänud ääretult halb mulje, lausa masendav mulje olukorrast, mis toimub Eesti riigis, kus inimesed on pandud vanadekodudesse selle tõttu, et Eesti inimesed ehk siis nende vanemad või nende lapsed ei saa neid hooldada, sest sa pead käima tööl ja selle 80 € eest, mis antakse hooldajale, ei ole võimalik isegi poolt kuud vastu pidada ja mõlemad sureksid nälga. Et midagi tuleb muuta siin selle hooldamisega. Mina näiteks oleks ka nõus oma ema tulevikus hooldama, aga kahjuks 80 € elame me ilmselt nädal aega ja sureme mõlemad nälga. Aitäh. Kakskümmend 28, 29, 30, 31, 32,
ära räägi, ma tean ise, mida teen. Ma olen mees, sa tead. Ja kindlasti. Eks ma olen olnud erinevates positsioonides. Kuidas ma? Olen olnud erinevates positsioonides, ma tean nende rolli. Ma mõtlen, mis ma teen. Või? Ma võin sulle öelda, et ma pean
austatud volikogu liikmed, loen ette Pärnu linna valimiskomisjoni protokolli 6. novembrist hääletamistulemuste kindlaks tegemine Pärnu linnavolikogu esimehe valimisel. Nimekirja kanti 39 volikogu liiget. Hääletamissedeli sai 37 volikogu liiget. Välja andmata jäi 2 hääletussedelit. Hääletamisel osales valimiskastis olevate hääletamissedelite alusel 37 volikogu liiget. Kehtetuks tunnistati 0 hääletamissedelit. Volikogu esimehe valimisel antud häälte arv on järgmine. Andres Metsoja 24 häält, Heldur Paulson 13 häält. Pärnu linnavolikogu esimeheks osutus valituks Andres Metsoja, kes sai volikogu koosseisu häälteenamuse. Õnnitlen!
aseliikmeks Mati Sott. teeme ettepaneku Siim Roosik. teeme ettepaneku Andrek Järv. Olen nõus. ei no, Rõissa läks lahti. ei no, Võta on taand. Teeme opositsiooni poolt ettepaneku aseesimehe kandidaadiks esitada Jane Mets. Aitäh. Üks protseduuriline küsimus. Ma mäletan väga hästi, kuidas 12 aastat tagasi hakati hääli tulema vastupidiselt kellaajal. Et ma loodan, et selles volikogus hakatakse kellaaja järgi nii nagu kella teie hääli tulema. lugupeetud volikogu
Tere, armsad kolleegid! Mul on suur au olla siin teie ees. Te olete ju see auväärne seltskond, kes otsustab Pärnu linna edaspidise saatuse ja arengu. Ja eriti selles mõttes, et ega siin kerget perioodi ei tule, suur Pärnu on nüüd ju vajab hoopis teist lähenemist ja suhtumist. Aga nüüd lühidalt iseendast. Olen töötav pensionär ja erialalt elektriinsener, lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, nii et oleme Pautsoniga kolleegid. Ja olen kogu aeg elus olnud suhteliselt aktiivne, tegelenud paljude mittetulundusasjadega. Tegelikkuses on minu põhitegevus praegu siiski nagu eelmine volikogu koosseis. 96. aastast olen volikogus ja sellest ajast pean, et olen oma osa andnud linna arengusse kaasa. Kuid oluline on minu mittetulundusühingu tegevus. Olen Ingeri seltsi esimees pikki aastaid, siis olen laulan selles Lüdigi meeskooris, tegelen ka natuke folktantsuga, nii et tean ka neid valdkondi ja neid probleeme, mis on mittetulundusühingutel. Ja arvan, et linna arengus on oluline teada erinevad valdkondi ja sellesse tõsiselt suhtuda kõigil. Aitäh, ma arvan, et põhilise olen ära ütlenud. Kui on küsimusi, palun. Aitäh. Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed, linnavalitsuse töötajad ja külalised. Selles puldis olen ma seisnud rohkem kui enamus teist. Volikogus taasiseseisvumise algusest peale, välja arvatud need ajad, kui olen olnud linnavalitsuse liige. Täna veel isegi linnavalitsuse liige. Tean väga hästi linna põhimäärust, nii praegust kui eelmist, aga ka üle-eelmist. Päris mitmeid teist olen välja koolitanud volikogu liikmena. Nad on siiani mulle selle eest tänulikud. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna insener-ökonomistina, täna võrdsustatud magistrikraadi. Nüüd siis 10 aastat olnud abilinnapea, esimesed pool aastat majandusvaldkonnas, siis haridus, kultuur ja sotsiaalvaldkond. Ülejäänud aja olen töötanud erinevates asutustes, põhiliselt finantsjuhina. Pärnu plaaditehas ehk Pärnu EEK, 11,5 aastat Pärnu Vee finantsdirektor ja peale ülikooli teenindustootmisvalitsus tootmisdirektorina. Mul on 2 täiskasvanud poega, 5 lapselast. Ei ole midagi rõõmsamat, kui tegeleda lastelastega, aga kahjuks ma ei ole veel pensionär. Lihtsalt sündinud liiga hilja, aga valmis kaasa lööma volikogus aseesimehena, kui teie toetus mulle tuleb. Aitäh!
kõik hääletanud?
loen ette, austatud linnavolikogu liikmed, et loen ette Pärnu linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll number 1. Häältelugemiskomisjon valis komisjoni esimeheks Raido Ilbi, komisjoni liikmed Anne Petker ja Siim Olavsik ja Raido Ilbi. Ja Pärnu linnavolikogu häältelugemiskomisjoni protokoll number 2. Pärnu linnavolikogu aseesimeeste valimistulemuste kindlaks tegemine. Hääletajate nimekirja kantud volikogu liikmete arv 39, kokku hääletamissedeleid 39, hääletamissedeli saanud volikogu liikmete arv 37, kasutamata sedelite arv 2, rikutud ja tagastatud sedeleid 2, hääletamisest osa võtnute arv valimiskastis olevate hääletamissedelite alusel 37 ja kehtetuks tunnistatud häältesedelite arv 0. Ja hääletamistulemused: Jane Mets 20 häält, Hillar Talvik 29 häält. Seega Pärnu linnavolikogu aseesimeesteks osutusid valituks Jane Mets ja Hillar Talvik, kes said volikogu koosseisu häälteenamuse. Pärnu linnavolikogu häältelugemiskomisjoni esimees Raido Ilp, Anne Petker, Siim Olavsik. Austatud volikogu, austatud külalised, kõigepealt soovin õnne uuele volikogu esimehele ja volikogu aseesimeestele, soovin kogu volikogule jõudu ja annan teada siis, et 2015. aasta aprillist linnavalitsust juhtinud linnavalitsus astub vastavalt seaduse paragrahvile, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 29 lõige 2 tagasi ja käesolevaga esitangi Pärnu linnavalitsuse nimel linnavalitsuse lahkumispalve. Ühtlasi tänan kõiki linnavalitsuse liikmeid, Meelis Kukk, Jane Mets ja Rainer Aavik hea koostöö eest ja loodan nendega kohtuda ka edaspidi. Aitäh! Lugupeetud volikogu esimees, aseesimehed, lugupeetud volikogu liikmed, külalised, Audru vallavalitsuse nimel annan üle lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest Audru vallavalitsuse tagasiastumisavalduse ja samuti tänan kõiki Audru vallavalitsuse liikmeid, kes on ametis olnud 2013. aasta novembrist. Tänan Priit Annust, härra Peep Tarret ja proua Ülle Kaljumäed. Aitäh teile!
Austatud volikogu esimees, aseesimehed, head volikogu liikmed ja kõik saalis olijad. Paikuse vallavalitsuse esindajana esitan samuti kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 29 lõike 2 alusel tagasiastumispalve ja tänan häid koostööpartnereid Pärnu linnast, Audru vallast ja ka Tõstamaa vallast, kellega me oleme tänase päevani jõudnud ja siia kokku saanud ja sellise ühise uue omavalitsuse moodustanud. Ja samuti oma häid kolleege, Paikuse valla sekretäri Eve Paasi, meie humanitaarvaldkonna juhti, abivallavanemat Helve Reisenbuki, tehnikaosakonna juhatajat, abivallavanemat Väino Kauri ja valla raamatupidamise osakonna juhatajat Vali Roosmat, kes on aidanud meie Paikuse valla elu korraldada. Tänan teid. Austatud volikogu esimees, aseesimehed, lugupeetud volikogu liikmed ja külalised, ka Tõstamaa vallavalitsus esitab tagasiastumisse ja loodame, et volikogul jätkub tähelepanu ka Tõstamaa jaoks ja vaadates seda seltskonda, ma olen päris kindel, et see nii on. Edukat koostööd meile kõigile edasiseks. Selle poolega, mis siin ees rooga loobub, et igale volikogu
vahepeal siis kõnet pidada. Ma olen täiesti päris tere, Toomas! Ma just tahtsin ka öelda, et ma saan siit kohe just mai põige, jah. Tundub nii. Nii, hoiame silmad kenasti lahti. Härra Edman, nüüd olete näha. Ja, aitäh.